nii, ja nüüd teine asi on see, et kuidas siis mõõdetakse siis CO2 kontsentratsiooni, püüdes siis väita, et CO2 on see põhiline mõjustaja. Ja isegi kui see nii oleks, siis inimtegevus on ikkagi selles osas suhteliselt väike. Sellepärast, et CO2 hulk atmosfääris sõltub eeskätt looduslikest protsessidest, sest mingisugust vahet ei ole. Teate, koolis õppinud, mis on põlemine? Põlemine on ühinemine hapnikuga. Ja pole mingisugust vahet, kas te põletate puud ahjus või ta mädaneb metsas. Täpselt samasugune protsess. See puu hulgas saab täpselt samasugune süsihappegaasi. Ja nüüd siin on näidatud, millised on siis põhilised gaasid. Ja kui me võtame globaalse soojenemise süsihappegaasi koefitsiendiga 1, siis te näete, et paljud teised keemilised ühendid mõjustavad seda kliimat palju rohkem kui süsihappegaas. Ja kõige suuremaks mõjustajaks on veeaur. Kõige suurem mõjustaja on veeaur. Ja kogu maa geoloogiliste ajaloo jooksul on kliima muutunud rütmiliselt, kord soojenedes, kord jahenedes. Ja kui me võtame viimase jäävaheaja, siis oli Eestis jaanuarikuu temperatuur 6 kraadi soojem kui praegu. Ja see oli paradiislik aeg, sest meil kasvaid tamme segametsad. Meil oli rikkalik loomastik. Ja ma arvan ka, et juba inimene jõudis esimest korda Eesti alale viimasel jäävaheajal, sest kui Tšehhis on leitud inimese jäänus, et miks ta ei oleks pidanud ka Eestisse tulema, kus oli ideaalsed tingimused inimese eluks. Ja nüüd üks mees, kelle nimi on Al Gore. Al Gore oli Ameerika Ühendriikide asepresident. Ma olen temaga isiklikult kohtunud 3 korda. Ja rumalat inimest on raske leida. Ma ütlen selle kohta, et ta on loll nagu vene saabas. Ta ei taipa loodusteadust mitte midagi. Sellepärast, et ta samal propagandafilmi. Ja nüüd praegu on nii, et on ka vastuväited praegu. Siin on Eesti rahvusest teadlane, Ameerikas töötav Arno Arrak, kes siis trükkis ka siukse raamatu. Ja ma küsin tema käest, miks jääkarud on pruunid. Tavaliselt need polegi jääkarud. Tavaliselt karud, kes eksisid sinna jää peale ära. Nii. Ja nüüd siis on niimoodi, et kuidas ühed teadlased ennustavad ja kuidas teised ennustavad. Ja siin on siis need inimeste hirmutamise diagramm, Hanseli ennustus, et temperatuur tõuseb 2 kraadi võrra. Ja siin siis on satelliitennustused, et temperatuur ei tõuse lähiajal. Nüüd ka küllagi palju sõltub päikeseplekkidest, see on ka Eestis avaldatud materjalid. Ja päikeseplekkide põhjal arvatakse, et tegelikult ikka ees ootab jahenemine ja teadlased jagunevad praegu 2 leeri. Ühed, kes kõnelevad globaalsest soojenemist, sellepärast neil on hästi kinni makstud. Ja valdav osa Vene teadlastest, Ameerika teadlastest selgelt kõnelevad, et ees ootab meid hoopis jahenemine. Ja nüüd Ameerika Ühendriikides on kogutud 19 000 allkirja selleks, et anda Al Gore kohtu alla inimkonna petmise eest. Ja siin on tähendab niimoodi, et praegune ameeriklased ei ole ju nõus praegu ka selle süsihappegaasi piiramise konventsioonile alla kirjutama, sellepärast, et see on veel vaidletav küsimus ja see on süsihappegaasi nende kvootidega kauplemine, see on lihtsalt suur äriprojekt, kus teatud ringkonnad teenivad sadu miljardeid dollareid. Ja ainukene fakt, mida mina tean, et on toimunud globaalne soojenemine. See on ainukene teaduslik fakt, rohkem mina teid fakte ei tea. Nii, aga on ju veene. Nii. Ja nüüd läheme siin energia juurde, mis mu põhiline ettekanne pidi olema. Ma usun seda, et teil on väga ilusti kirjutatud, ega ma ühtegi teie seisukohta ümber ei lükka, mis siin olemas. Ja sellepärast ongi, et kuna ongi, et mehed, naised on väga erinevad, on ju niimoodi. Ja siis peale selle, teie siis see eesmärk oli just näidata niimoodi, et see uuring näitab vajadust seda asja rohkem kirjeldada. Ja nagu ma ütlesin, et teadlaste ülesanne on asja võimalikult objektiivselt näidata, et võib olla nii, võib olla ka naa. Ja sellepärast tähendab meie Vabariigi valitsus teadlasi ei kutsugi küsimuste arutamisele, sest teadlastega on väga raske töötada. Öeldaks teadlaste kohta nii, et nad vaidlevad selle üle, kas ehitada sild Pikijõge või Ristijõge, eks niimoodi. Aga poliitikud tahavad kohe vastust saada ja nad saavad selle vastuse, kus nad on kinni makstud, või lihtsalt see, et 50-50 nagu on, kas see talv on lumerohk või lumevaene, täpselt 50% on ühe poolt ja 50% teise poolt. Nii. Nüüd energiatarve on kogu aeg meil kasvanud. Ja kui te vaatate võrdlete ürgühiskonda või siis arenenud põllumajandusaega, siis näete, et industriaalühiskonnas on energiatarve meeletult kasvanud. Ja seejuures väga palju, nagu näete siin, eeskätt tööstuse arvel. Ja milles on probleem? 1. jaanuari 2007 elas maailmas 6,5 miljardit inimest.
elektrit vajati 15 000 teravatt-tundi aastas. Teravatt-tundi ei ütle midagi, ma kohe näitan, mis on teravatt-tund. Aastal 2030 elab maailmas 8,2 miljardit inimest, elektrinõudlus kahekordistub kuni 30 000 teravatt-tunnini aastas. Ja ole mingisugust põhjust arvata, et Eesti oleks mingisugune selline piirkond, kus energianõudlus ei kasva, kasvab kindlasti. 1,3 miljardit hiinlast tahavad elada sama jõukalt ja mugavalt kui ameeriklased. Aga kas on üldse võimalik? Aastal 2004 oli hiinlase aasta sissetulek $5300, ameeriklased $38 000. Aga alates 1978. aastast on Hiina aastane majanduskasv olnud 9,5%, võttes tulevikus kasvust 8% ja siis lubavad järgmist aastat 8%, elanike arvuks 1,45 miljardit inimest, saab hiinlane ameeriklase praeguse aasta sissetuleku aastal 2031. Me võtame Hiinas ka 6% majanduskasvu, mis aastal 2040. Hiina on jõudnud Ameerika Ühendriigis ette juba keskkonna saastamise poolest. Kogu aeg oli maailma suurim keskkonna saastaja Ameerika Ühendriigid. Ja on selge, et hiinlased lähevad Ameerika Ühendriigis ette ka tootmise üldmahu poolest. Ja see on asi, mida me juba peame järgmise sajandi keskpaigas arvestama. See on see, kui teie noored olete oma parimates aastates, kus siis töötate, kus on perekonnad ja peate võtma juba oma laste tuleviku peale. Ja selleks, et jõuda USA-le järele nafta tarbimises, vajab Hiina aastal 2031 99 miljonit barrelit päevas, aga praegune maailma toodang on vaid 79 miljonit barrelit. Ma olen Hiinas palju kordi käinud, esimene kord, kui ma käisin, see oli väga kaugel ajal, siis ei olnud seal praktiliselt autosid üldse, olid vaid jalgrattad. Ja kui Tallinnas näiteks igal päeval umbes 30-40 auto mõlkimist on praegu, siis sõitsid jalgrattal omavahel kokku, jalgrattal paideist omavahel tülitsesid, maksid trahvi, maksid kahju tekitamisest tasu teistele. Ja kui Hiina tahab USA järele jõuda kivisöe tarbimises, vajaks ta aastast 2,8 miljardit tonni, aga praegune maailma toodang on vaid 2,5 miljardit tonni. Ja kui Hiinas oleks aastal 2031 autosid sama palju kui praegu USA-s, see on siis 3 autot 4 inimese kohta, oleks seal 1,1 miljardit autot. Neid on aga maailmas praegu vaid 795 miljonit. Ja nüüd ma küsin teie käest, tõtke palun need õpilased käed püsti, kes ei taha endale tulevikus autot. 1 ja ega rohkem pole palju ootagi. Nii. Nüüd teine asi on, kõige hullem on see, et mitte, et teised ei taha endale autot. Vaid näiteks kui noormees võtab naise, siis on teil perekonnas 2 autot, sellepärast, et naine mees ei anna naisele autot sõita, aga naine peab viima lapsed lasteaeda ja kooli ja muusikatundi ja kõik nii edasi ja naisele ka autot vaja. Nii et Eestis tuleb keskmiselt, ka tähendab, kui tuleb 2 autot inimese kohta, aga umbes sama 3 autot 4 inimese kohta. Ja te võite olla nii rohelised, kui tahate tähendab. Mina olen ka roheline, ma olen saanud ka küll kõrged autasud tähendab. Nii Keskkonnaministeeriumiga muud preemiad, aga ikkagi saab olla reaalselt roheline. Ja sellepärast näiteks on nii, et ma nüüd küsin teie käest jällegi väga üllalt küsimust. Kes teist tahab sõita 10 aasta pärast elektri- või vesinikautoga? 1, 2, 3, nii. No mina ei taha, ma ütleks miks. Kõigepealt on nii, et arvate, elektriauto saab kuskilt elektrit isama. Elektriauto akud vajavad laadimist. Ja ikkagi vaja stepsiste torgata see asi tähendab nii, et sa akut laadida saaks, ega ikkagi elektrijaam on ikkagi vaja. Ja teiseks on see, et ma usun, et teate, mille eest Nobel sai oma varanduse dünamiidi leiutamise eest. Enne oli nitroglütseriin. Nitroglütseriin oli plahvatusohtlik ja seetõttu see oli tohutu progress teadusse. Ja nüüd teine asi on seda, et kuidas saadakse vesinikku, oskab keegi ütelda, õpite keemiatunnis. No vesinikut tuleb toota veest. Vesinik on üldse on mõni keemiaõpetaja siin, vesinik on kõige püsivam ühel üldse. Ja selleks, et saada vesiniku kätte, tuleb energiat kulutada rohkem, kui me taga ei saame. Ja nüüd teine asi, et ka vesinik on plahvatusohtlik. Ja sellepärast ongi tähendab niimoodi, et kui me need autod saame, progressi vastu pole võidele, me peame kõik tegema selleks, et leiutada paremaid vesinikuautosid, leiutada paremaid elektriautosid. Aga teine on see, et oodata mingid kiired läbimurred kohe siin 10 aasta pärast on täiesti perspektiivitu, seepärast üks väga kuulus, ma nime tal ei mäleta, just kirjutas, ma lehest lugesin, keskkonnakaitse, ma ei hakka kunagi sõitma oma eluajal elektriautoga, see on ohtlik, ta on liiga aeglane ja ebamugav.